täna oleme endiselt Balil ja läheme sellesse poodi nagu Sosiolla, mis on siin Indoneesias väga tuntud kosmeetikapood. Ja hakkame siis vaatama väga ägedad pimple patchid ja nende 12 patchi hinnaks on kõigest 2 eurot. Siis Tir, mis on ka Eestis ju väga tuntud. Ma ei tea, kas seda Eestis müüakse, aga ma olen näinud, paljud Eesti mingid influkad kasutavad neid tooteid. Siis edasi vaatame, mis siin pakutakse. Ma just nägin millalgi ühest videost, et need Esqua tooted on väga-väga head ja et te teaksite, siis need hinnad. See puuder siin maksab näiteks alla 10 euro ja nimelt siin Indoneesias on väga levinud sellised puuderkreemid või jumestuskreemid, mis on nagu sellise svammi seest tuleb välja. Ma ei oska seda paremini seletada, aga see svamm on niiske ja sealt tuleb siis seda jumestuskreemi nagu. Ja siis sellised lip oilid ja erinevad huulepulgad, pliiatsid ja nendest on väga-väga soodsad. Ja siis mõtlesin, et leian siit siis mingi testri on ju. Vaatan teil lahti, ups, polegi midagi. Päev nuttu tagasi, et keegi arvaks, mina selle ära lõhkusin, nii et proovime siis seda. See oli mega tugeva pigmendiga selline highlighter nagu ja väga-väga ilus. Ja nagu veel, siin oli nii palju huvitavaid brände, millest mul polnud õrna aimugi, et olemas on. Ja need asjad nagu tundusid nii head ja nagu see concealergi nii mõnusa konsistentsiga ja väga ilusad toonid. Ja hinnast ma ei hakka rääkimagi, sest see on ajuvabalt soodne. Siis selline, näete nüüd siin ma näitan, milline see jumestuskreem siis on selline. Vot ja vaadake, kui äge see pakend on. Ja hinnaks siis umbes mingi 7,50. Ja siis see Skintific, ma ei tea, kas ütlesin õigesti, aga igatahes see on ka väga-väga tuntud siin Indoneesias, seda müüakse igal pool, aga ma just mingis TikTokis nägin, et see on tegelikult üldse mingi Hiina bränd vist, mida iganes, aga see on ka väga kiidetud. Ja siis ma leidsin sellise vähe kallima brändi, ma ei mäletagi, mis selle nimi oli, äkki oligi mingi Jung, mis iganes, aga väga hea pigmendiga huulepulgad. Ja siis ma leidsin, et Biodermat müüakse ka siin. Need olid küll vähe sellise kallima hinnaga, aga siiski olid nad siin täitsa olemas ja Maybellini ka sellised mis asjad need olidki, huuleläiked. Ja siis leidsin veel, et seda Tirri oli siin eraldi ka täitsa, see siis ka ilmselt see jumestuskreem ja see maksis mingi 16 eurot umbes. Ma ei teagi palju see, mis hinnaga seda Eestis müüakse, aga siin oli ta umbes 16 euri. Ja siis teate, et ei taha teada, ma leidsin nii palju seda Korea skincare'i, et ma mingil hetkel ei suutnud enam, nagu ma isegi ei teadnud, ma tahtsin nagu kõiki neid asju, sest need kõige paremad asjad olid siin olemas. Ja põhimõtteliselt need olid ka väga heade hindadega. Nagu vaadake seda letti lihtsalt, siin on nii palju neid asju. Ja siis ma tundsin, et ma peab vist koju guugeldama minema ja vaatama täpselt, mida minu nahk vajaks ja siis ma tulen lihtsalt siia tagasi ja ostan endale täpselt neid asju, mis mul vaja on, sest nagu need asjad olid nii odavad siin lihtsalt, täiesti haige. Nagu see mingi riisivesi, see on ka ju täiesti mingi viral toode. Ja kreemid, kõik jutud on ju. Ja lihtsalt vaadake palun seda maskide paradiisi, mis siin toimub lihtsalt. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Nagu reaalselt siin on mingi 1 miljon erinevat maski. Nagu kõik nad on siin olemas ja nagu 1 euro, 2 eurot.